Tänavune laureaat on ennast nimetanud uudishimulikuks inimeseks. Temast oleks võinud saada hoopis laulja, õpetaja või diplomaat, aga televisioon põlus ära. Ta on meie üks ja ainus Enn Eesmaa. Aitäh panuse eest Eesti televaldkonda. Aasta tagasi ma andsin ühele kolleegile seda auhinda üle ja naljaga pooleks ütlesin, et ei ole tarvis rohkem seista, võtke istet. Täna te tõusitegi. See teeb hellaks. Enn Eesmaa, keda peetakse tänaseni igas telekanalist suureks eeskujuks, astus esimest korda televisiooni vahendusel eestlaste elutuppa ligi 57 aastat tagasi. Aastate jooksul on ta juhtinud lugematul arvul nii päevakajalisi kui ka meelelahutuslikke saateid, tehes seda alati endale omases muhedas ning härrasmehelikus kastmes. Ja tere õhtust! Alates tänasest on meie kanalil 7 uudised ja nagu pildi pealt näha on 3 nüüdsest seltskond ka Sõnumistuudios. Iga uudislugu on tegelikult eriline ja kui sulle meeldib neid saateid ja lugusid teha, siis tegelikult sa naudid seda. Teinekord on raske, teinekord saab vähe magada, aga Riigikogus ööistungitel saab veel vähem magada. Aastatel 1970 kuni 1993 töötas Eesmaa Rahvusringhäälingus nii diktori kui ka programmijuhina. Vahepeal viis elu ta välismaale ning 96. aastal sai temast igaõhtune külaline TV3 vaatajate jaoks. Selle kivi otsas istus mõni aasta Juhan Smuul. Viimased 22 aastat on Enn Eesmaa täitnud küll poliitiku rolli, kuid ajakirjandus tõmbab teda endiselt. Nii võib teda ka veel täna kuulda raadioeetris ning nautida tema kirjatükke leheveergudel. Eks ma tegelikult olengi ajakirjanikust poliitik. Ajakirjanik, kes praegu töötab poliitikuna. Ja kui seal on erakordselt oluline ja ka riigi jaoks väga tähtis töö, Riigikogu töö, siis neid saateid ja ka artikleid ma kirjutan ja teen väga suures osas iseendale. Aga ma lisan, et te kõik olete teretulnud kuulama ja neid lugema. Oma telekarjääri üheks eredaimaks hetkeks peab Enn ise aega, kui TV3 eetris jooksis tema sulest sari Sajandi valgus ja varjud. Täna aastaid hiljem sõnab Eesmaaga elutöö preemiat hoides, et see ei ole tema poolt veel kõik. Nagu tänapäeval öeldakse, ma olen avatud uutele väljakutsetele. Aitäh sulle, aitäh sinu töö eest ja aitäh sulle, et sa oled ka mulle õpetajaks olnud. Aitäh sulle.